Eestlane. Eestlane, sa oled juba välja surnud. Ma näen internetis, mis toimub. Inimesed, kes teevad midagi, kaitsevad meie keskkonda, kaitsevad meid 101 jobu ees seal Toompeal. Ja see eestlane nimetad neid lambaks. Inimesed, kes teevad midagi, nad on lambad, lamemaalased, putinistid, kremlimeelsed. Ma isegi häbene praegu suitsu teha, sest ma teengi suitsu praegu sellepärast siin videos, et eestlane, sa oled välja surnud, sind rohkem ei ole. Eestimaa maa müüdud, eestlane, sa oled olemas ainult Austraalias, Kanadas, kuskil Ameerikas. Üle maailma on laiali laudud eestlased, aga siin Eesti maa peal ei ole. Üsna varsti enam ei ole eestlasi. Tead miks või? Ma suht selgitasin enam-vähem praegu miks. Sa kakled ainult eestlasega, sa kakled oma kaasmaalasega, sa kakled oma naabriga. Venemaa on hull vaenlane. Kõige suurem vaenlane üldse maailmas on venelane. Vahet pole, et venelane päästis meid Hitlerist, on ju. Seda ma ei mäleta. Rammstein. Sakslased. Sakslased tegid mida? Ei teinud Hitler. Sakslased tegid. Hitler tegi seda, mis ta tegi tänu sakslastele. Ja nüüd te räägite siin, et mingi Putin teeb, järelikult on terve Venemaa süüdi. Minu ainus probleem on see, et te vaatate, eestlased, te vaatate kõik kuskile mingis suunas, mida meedia näitab, et näe, Venemaa, Narva piir. Narva on kusjuures päris äge linn ja see tõesti kuulub venelastele. Aga väga ilus linn on ja ilusad venelased elavad seal. Aga te ei saa sellest ära, kuradi tolbajobid. Te kaklete oma vahel. Ma olen seda varem ka välja toonud kunagi, et ma võtsin metsa teemal sõna, metsakaitse teemal võtsin sõna ja no ma armastan loodust, mul on vaja seda, mul on vaja Eesti maad, mul ei ole vaja Eesti vabariiki, mul on vaja Eesti maad. Ja rääkisin looduskaitse teemal ja üks tüüp tuleb paeb mulle. Ma ei mäleta, kumb sõna see oli, aga mõlemad on samad. Kõrdi putinist! Kuidas ma olen putinist, kui ma räägin looduskaitsest? Meil on vaja metsa, eestlasele vaja metsa. Eestlasele on vaja metsa. Meil on vaja marju, meil on vaja seeni, meil on vaja põtra, meil on vaja metssiga, meil on vaja hunti, meil on vaja karu, meil on vaja mitte jahimehi. Ja mingi vend tuleb ja ütleb, kremlimeelne või putinist. Ma küsin ka, kuidas selle lahendusele jõudsid, nagu vastust muidugi ei tule, sest inimesel on lihtsalt aju nii ära pestud meedia poolt, et ta ei saagi aru, miks ta neid sõnu loobib. Ta lihtsalt loobib. See keskmine eestlane. Mina nimetan neid nüüd NPC-deks, ehk siis non-playable characters, ehk siis kes videomänge mängib või on mänginud, siis teab, mis on NPC. GTA on väga hea näide. Kõnnid tänaval ja enamus inimesed, kes tänaval kõnnivad, on NPC-d, ehk siis non-playable characters. Keegi ei mängi neid, nad lihtsalt on seal. Ja sa eestlane, fuck.
sa oled NPC. sa lihtsalt oled, sa ei saa mitte millestki mitte midagi aru. sa teed midagi, sa arvad, et sa teed, sa ütled midagi, sa mõtled, et sa ütled midagi, aga sa oled kogu aeg omade vastu. Me oleme eestlased, me peaks kokku hoidma. Nii kui nõukaaeg läbi sai, nõukaajal kõik eestlased olid, oh yeah, vabadus, 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 nõukaaeg läbi sai, mis juhtus? Kõik müügiks. Te müüsite kõik maha, te müüsite oma vanaemad maha, te müüsite fucking kõik maha, te saite raha, rämedalt saite raha, millest te jäite varsti ilma, sellepärast et te ei saanud sellega midagi teha, kui ainult kulutada. Mina olen praegusel hetkel, ma olen 38, praegusel hetkel ma ei saa aru enam, mis Eesti asja aetakse, sest eestlane on üle maailma laiali, Austraalias, Kanadas, Ameerikas, igal pool, fucking Lõuna-Ameerikas ka. Eestlane rämedalt armastab Lõuna-Ameerikat, tark eestlane, hea, siuke südamlik eestlane. Ja mina olen praeguseks omale pähe sättinud selle idee, et jep, ärme rabele, siin pole midagi teha. See keskmine eestlane, NPC, ta lihtsalt viib kogu selle Eesti kultuuri, mida pole olnud juba, ma ei tea kui kaua, ta lihtsalt lükkab seda järjest sügavamalt ja sügavamalt kuskile sügavusse. Eestlane on väljasurev rahvus ja olgu, las läheb. Mind rohkem ei huvita, kas seal üldse ongi mõtet, kas mingitel rahvustel üldse ongi mõtet. Minge siis. See, millega ma tutvunud olen, 20% eestlastest on eestlased. Ja siis on need, kes on väljaspool Eestit, neid ma ei oska praegu siin protsentuaalselt panna kuskil paika, sest ma tegelikult protsendi värki nagu nii eriti tunne, aga 20 on kindlasti need, kes mõtlevad, oskavad, teevad, tahavad. Aga see ülejäänud, kes mõtlevad, et on eestlased ja nimetavad mind lamemaalaseks, putinistiks, Tesla omanikust veganiks, fucking see on toorest liha ja ma ei sõida Teslaga. Ühesõnaga minu poolest suure härra eestlane, kas sellel üldse kõigil on mingit mõtet? Miks on vaja eestlasi, venelasi, ameeriklasi? See on fucking mängime siis. Kui sa eestlane tahad surra, siis sure nagu. Sigade revolutsioon on üks hästi määrav event, jumal küll, sündmus. Ja kui see nüüd ei pane asju käima, siis eestlane, mine ära siit planeedilt, sind ei ole vaja.